Erialatööleses vaates neid soome-ugri ja eestlaste ja uurali juuri me vist oleme uurinud nüüd selliste loodusteaduslike ja humanitaarteaduslike meetodite kokkupanemisega juba ligi 10 aastat. Ja seda seetõttu, et Tartu Ülikooli juures, ma arvan, üks tõuge oli see, loodi selline institutsioon, mille nimi on Tartu Ülikooli sidusuuringute kolleegium. Ja sellest tänaseks on välja kasvanud nüüd 2024. aastal alanud Eesti teaduse tippkeskus, mille nimi ongi Eesti juured. Ja mina juhtun olema see, kes selle tippkeskusega igapäevaselt tööd teeb ja seda tööd natuke juhib. Ja milleks need tippkeskused üldse mõeldud on, näiteks kui me selle peale Eesti juurte mõttes mõtleme, siis kõige lihtsam seletus on lihtsalt see, et erinevate erialade vaates saab seda nii palju paremini uurida. Ja selge on muidugi ka see, et ajalugu on meil üks, aga kõik need erinevad erialad, kes seda uurivad, nende töömeetodid on veidi erinevad, vahel on ka tulemused niisugused, mis omavahel päris hästi ei klapi, aga seda me tegelikult ei peagi ootama, sest kui me räägime geenidest, mina olen siis Tartu Ülikooli arheogenoomika professor, see nimi juba ise ütleb, et ma tegelen geenide uurimisega, see arheo seal ees on siis sellepärast, et täna saab uurida geene mitte ainult nende organismidel, kes praegu elavad, vaid ka nendel, kes on kunagi elanud. Ja see arheo siis viitabki nagu sellele, et tegemist on millegi vanaga ja meie kontekstis sageli see viitab sellele, et me uurime inimesi, kes on elanud mingis kindlas kultuuriruumis või arheoloogilises kontekstis. Ja Eesti juurte tippkeskuses ma loodan väga, et te kuulete sellest palju rohkem, sellepärast et see on väga suur projekt, kus on 7 erinevat uurimisrühma, nad on toodud ära siin sellel ajateljel ja need, kes tagantpoolt ei näe, ma võin need ette lugeda. Need on paleokliima ja ökoloogia uurijad, inimesed, kes siis uurivad kliimamuutusi läbi aja. Siis arheogenoomika, see on minu töörühm ja minu kolleegid, arheosoloogia, need on siis loomateadlased ja sageli uuritakse seda vaadet siin just nagu inimesega seoses, inimese ja loomade vahelised suhted, kodustamine, liigid, kes meiega koos elavad. Arheokeemia, see tähendab, et sellest samast arheoloogilisest materjalist saab siis eraldada biomolekule ja vaadata näiteks lipiide, rasvamolekuli, vaadata, mida inimesed sõid või paljusid muid. Klassikaline arheoloogia ja eksperimentaalne arheoloogia, keeleteadus ja siis ka folkloristika ja kultuurigeograafia. Te näete, et need erialad tegelikult on ju väga erinevad, et esimese hooga on nagu raske mõelda, et kuidas me paneme kokku geneetika ja folkloristika andmed. Aga tegelikkuses, nagu öeldud, see ajalugu on meil üks ja kui me saame jutustada neid teaduslikke selliseid narratiive natuke erinevast vaatenurgast, siis kokku see pilt lõpuks saab väga palju rikkam. Ja see projekt algas 2024. aastal ja kestab 2030. aastani. Ja ma väga loodan, et selle jooksul me seda oma, ütleme, natuke juba nagu nii uuemat vaadet, millest mõned teist ehk juba ka kuulnud on meie enda ajaloo kohta ja selle kohta, et millal eestlased meie aladel nagu, millal need inimesed, kes meie aladel elavad või Läänemere, Soome ja eesti keelt kõnelema hakkasid. Aga ka palju muud, sest selle tippkeskuse üks eesmärk on siis panna nii inimene kui ka inimesega kaaslevad liigid keskkonna konteksti. Et arusaadavalt on inimene keskkonda muutnud, keskkond on tinginud selle, kuidas inimene keskkonnas elada saab, milline on näiteks tema elustiil ja selliseid vastasmõjuseid me siis uurime ja see kõik võiks siis olla kokku võetud niisuguse inimesega sellel pildil, kes on keset kogu kõike seda. Ja siin on ka meie logo, kus siis keskel näete Eestimaa kaarti ja õielehtedeks on siis need erinevad uurimisgrupid, kes seda uurivad. Nii palju sissejuhatuseks ja erialade üleseks vaateks. Ja ehk on teile ette sattunud ka selline veebileht, mida tegelikult juba ammu enne seda tippkeskuse teket on kolleegiumiga veetud. Selle nimi on www.eestijuured.ee ja see on selline pidevalt täienev ja
teadusega kaasas käiv veebilehekülg, millel on hästi erinevad süvenemise tasemed. Kes soovib, leiab sealt viiteid teaduslikele artiklitele, mis on väga spetsiifilised. Kes soovib, saab väikese ülevaate teatud ajaperioodi või inimeste kohta. Ja selle autoreid, kes sinna panustanud, on ka väga palju. Ja tippkeskusesse kokku kuulub meil enam kui 80 inimest. Ja nüüd natuke siis ka geneetikast. Et jällegi, kui me vaatame seda kaarti siin, mis on, nagu näete, geograafiline kaart, millele peale tegelikult on pandud geneetiline kaart, siis see töö on ka juba varsti 20 aastat vana. Ja mida see teadmine selle kaardiga andis, oli see, et siin on uuritud väga erinevaid Euroopa populatsioone ja pandud nende geneetilised profiilid geneetilisele kaardile. Ja see geneetiline kaard omakorda on pandud ülekuti geograafilise kaardiga. Ja miks ma seda näitan, on see, et see on üks niisugune klassikaline kaart, mis ikka ja jälle ka tänastel konverentsidel läbi jookseb, kus geneetikast räägitakse. Ja selle väljendus on siis selles, et ta näitab, et Euroopa-sisesed geneetilised erinevused on väikesed, aga nad korreleeruvad hästi geograafiaga. See tähendab, et populatsioonidel on piirkondlikud erinevused ja see muidugi ei kehti ainult Euroopa, vaid ka kogu maailma kohta. Ja võibki siis öelda, et see geneetiline kaart on kooskõlas geograafilise kaardiga. Ja tegelikult siis need lühendid, mis siin on, viitavad või värvid, mida te kaugemalt näete, viitavad siis ühe rahva esindajatele. Siin konkreetselt on hispaanlased ja seal näiteks näete meie naaberrahvast leedulasi ja eestlasi sellel kaardil ei ole, aga eestlaste kaardini jõuame kohe. Ja need suhtelised kaugused, nii-öelda geneetilised kaugused, mis on siin meelevaldselt geograafilisele kaardile pandud, ikkagi küllaltki hästi näitavad meile seda, et need piirkondlikud erinevused on täiesti olemas. Ja täna hästi palju geneetikat uuritakse ka Eestis personaalmeditsiini vaatenurgast. Eestis on inimesed väga teaduse usku. Ma arvan, et see oli mul juba järgmine slaid, mis näitab siis Eesti elanikke, kes on oma geeniproovi andnud geenivaramule, niisugust populatsiooni geneetilist analüüsi. Ja tänaseks siis enam kui 20% Eesti täisealistest inimestest on oma geenid sinna andnud. Ja minu kolleegid, on teada, et need geeniinfo seal on seotud terviseandmetega, mida kasutatakse siis personaalmeditsiini arendamiseks, aga Eesti juurte või siis eurooplaste juurte uurimiseks on see väga hea andmebaas ka selliste, ütleme siis, juurte huvilistele, et uurida populatsioonide ajalugu. Ja see on siis see, millega tegeleme me tippkeskuses. Mida siit veel võib-olla võib näha, on see, et siin on see Eesti populatsioon, kes on näidatud erinevate värvidega ja need värvid vastavad siis Eesti erinevatele piirkondadele, kus mõned sellised maakonnad on omavahel siis kokku grupeeritud. On näha, et ka Eesti piirides on piirkondlikud erinevused ja et iseenesest see Eesti klapib väga hästi sellesse Lääne-Euroopa, Põhja-Euroopa ja Ida-Euroopa kaarti. Et ühte külge Põhja-Euroopa poole jäävad meist ka geneetika poolest siis soomlased, karjalased, vepslased üleval seal. Siiapoole jääb siis ütleme, Lääne- ja Kesk-Euroopa, siiapoole Lõuna-Euroopa ja siin on meie Balti naabrid. Et kõik see kokku nagu on väga loogiline, kui pidada silmas geograafilist kaarti. Ja ma loodan, et ma veenan teid selle ettekande lõpupoole ka selles, et kui Eesti juurte puhul ja ma arvan ka teid siin, ei ole üldse halb mõelda, et see on uudishimu, miks me seda teada tahame. Aga tegelikkuses ütleme, et geeniandmeid vaadates on sellel ka äärmiselt praktiline mõju meie ühiskonna ees seisvate väljakutsete lahendamiseks ja siis hiljem jõuan ka selleni. Ja nüüd, kui korraks vaadata seda Eesti peenstruktuuri, siis tegelikult jällegi sellel geograafilisel kaardil kõik nagu väga hästi klapib. Siin on võrreldud siis seda, et millised piirkonnad on teatud naabritega kõige sarnasemad. Ja näiteks kui võtta siit, mida soojem on värv, seda suurem on sarnasus ja siin, kui me võrdleme siis Eesti elanike soomlastega näiteks, siis me leiame, et need soojemad värvid on siin Põhja-Eestis, mis on täiesti loogiline. Nad on meile geograafiliselt lähedasemad ja meil on ka üksjagu jagatud ajalugu nendega. Kui võtame näiteks baltlased, siis on see pilt natuke vastupidi. Pigem leiame me Läti ja Leeduga sarnanevaid inimesi Lõuna- ja Kagu-Eestist. Jällegi klapib väga hästi geograafiaga. Et see on see, mida me täna Eesti kohta teame, et vaatamata sellele, et Eesti on väike,
suuri geograafilisi barjääre erinevate piirkondade vahel ei ole, on siiski need, ütleme, vahetute naabrite mõju olnud sedavõrd suur, et need piirkondlikud erinevused tekivad. Korraks vaatame ka Euroopa ajalukku, et selleks, et hiljem mõnda analüüsi, mida teile näidata tahan, paremini aru oleks saada, siis tegelikult on nii, et eestlased ja kõik teised eurooplased, ja selles osas me oleme ikkagi väga osa Euroopast, nende geenipärand on kujunenud välja suurte ajalooliste sündmuste tulemusena või eelajalooliste sündmuste tulemusena, millest kõige olulisemad sellised, mida tasuks meelde jätta, neid on 3. Esimene osa on see, et mingi hulk meie geenipärandist on niisugune, mis on seotud Euroopa esmaasustusega. See on siis kui inimesed kõigepealt Euroopasse tulid. Teine väga tähtis sündmus Euroopa ajaloos on see, kui inimesed läksid üle küttimise ja korilusega seotud elustiililt põlluharimisele ja pikka aega enne geneetika uuringuid vaieldi selle üle, et kas põlluharimine õpiti selgeks küttide ja korilaste poolt või siis need esimesed põlluharijad füüsiliselt liikusid Lõuna-Euroopast näiteks põhja poole ja mujale Läände ja Kesk-Euroopasse, siis täna see on nüüd üks konkreetne näide sellest, kuidas geneetika saab sekkuda oma teadmistega juurte uurimisse, on see, et täna me teame, saame seda geenides näidata, et põlluharijad tõesti liikusid, et see oli ränne koos inimestega, mis seda põlluharimist nagu Euroopas levitas ja see liikumine tähendab ka seda, et toimus segunemine ehk siis saadi omavahel lapsi, et need uued juurdetulijad segunesid varasema kohaliku populatsiooniga. Ja 3. väga suur selline sündmus on stepiaegsed migratsioonid umbes 5000 aastat tagasi, et põlluharimine algas Lähis-Idas umbes 11 000 aastat tagasi ja siis järk-järgult aastatuhandete vältel levis mujale ja need pronksiaegsed migratsioonid Musta ja Kaspia mere stepivööndis on siis umbes 5000 aasta vanused. Ja nende mõju on olnud otsatult suur meie kõigi geenipärandile, nii et ka eestlaste võin juba etteruttavalt öelda, geenipärandis on seda kõige rohkem. Siin on üks hästi lihtne selline kokkuvõttev slaid nende 3 komponendi osas, kus on näidatud siis põhimõtteliselt neile, kes kaugemalt ei näe, ülevalt alla põhja-eurooplased kuni lõuna-eurooplasteni, et algab see norralastest ja kõige all on sardiinlased ja nende 3 erineva sündmuse mõjud on näidatud 3 erineva värviga ja me näeme, et põhimõtteliselt kasutades neid saame me iga tänase eurooplase geneetilise profiili kokku panna, aga milline see täpselt on, sõltub sellest, millises Euroopa piirkonnas antud populatsioon elab. Ja siit võib-olla ongi näha, et eestlased, kes on ülevalt 3, et nendel siin tegelikult koos leedulastega on suhteliselt enam seda kõige esimest küttide ja korilaste komponenti. Nii. Ja kui on öeldud siin, et ütleme, need pronksiaegsed migratsioonid leidsid aset umbes laias laastus 5000 aastat tagasi, siis võib sedasi öelda, et need põhilised klotsid meie kõigi geenides tegelikult 5000 aastat tagasi juba olid olemas. Nüüd korraks veel siia vahele üks niisugune geneetiline kaart, kus jällegi iga täpp on üks inimene ja siin on see vahe, et nüüd tänase teadmise kohaselt võrreldes selle kõige esimese Euroopa kaardiga on siia lisatud ka kunagi elanud inimesed ja ma natuke teen seda kaarti teile selles mõttes lihtsamaks, et kõik, kes on värvilised, on mingid vana aja inimesed erinevast ajalisest sügavusest ja kõik, kes on hallid, need on tänapäevased inimesed ja see pilv siin on tegelikult tänase Euroopa pilv ja need on siin Lähis-Ida inimesed ja siis siia peale oleme me siis projitseerinud tegelikult need samad 3 kunagist vana algpopulatsiooni, mille põhjal me saame kokku panna tänased eestlased ja tänased eurooplased ja eestlased on tumedaga seal keskel näidatud keset seda tänaste eurooplaste pilve. Nii. Ja siis üks küsimus on alati see, et kas need inimesed, kes kõigepealt Euroopas elasid, need esimesed, et kas me oleme nendega samasugused ja ma olengi tõmmanud nüüd nendele kõige esimestele Euroopa asukatele, kellest igaüks on üks väike sinine ring ümber sellise joone, et oleks seda gruppi paremini näha ja võib siis öelda sedasi, et võrreldes tänaste eurooplastega on need kõige esimesed Euroopa asukad päris teistmoodi, nad ei lange üldse need, ütleme, et meie grupp ja nende grupp ei lange kokku. Ja tegelikult on sama, ütleme, et kui me Euroopa populatsioone vaatame, siis esimesed põlluharijad nägid välja niisugused nagu need rohelised seal, täiesti teistsugused kui
kui see esmaasukate ehk küttide rühm ja võib-olla siis ainsad eurooplased, kes nendega on väga sarnased ja jäävad siia samasse piiri, on siis Sardiinia elanikud, kes on suhteliselt lähedal sellele kohale siis, kust põllu harimine alguse sai. Ja nüüd need stepirahvad, kes on näidatud siin pruuniga, on jällegi neist veidi erinevad. Ja tegelikult juba see kaart näitab meile, et selleks, et me saaksime kokku panna tänased eurooplased, on meil vaja kõiki neid komponente, sellepärast et see tänaste indiviidide pilv on kenasti selle geneetilise kaardi keskel. Läheme nüüd edasi meie keelesugulaste juurde. Eestlased on, ütleme siin, Euroopa pool koos soomlastega niisugused, kes räägivad teistsuguseid keeli paljude teiste naaberrahvastega. Meile siin on nad tuntud, aga kui me näiteks räägime sellest mõnel Lääne-Euroopa konverentsil, siis on vaja seda rõhutada, et lisaks Indo-Euroopa keeltele räägivad siin meie populatsioonid uurali keeli. Nende asuala, nagu te teate, on väga lai. Ja tegelikult see kaart, mille me avaldasime ühes oma uurimistöös, on natuke eksitav selles mõttes, et tundub nagu neid inimesi oleks tohutult palju. Aga tegelikult on see siis väga võredalt asustatud alad. Ja ka ütleme väljanägemiselt need populatsioonid, kes siis uurali keeli räägivad ja elavad kas Eestis või Ungaris või hoopiski Taimõõri poolsaarel, nad on väga erinevad. Ja üks küsimus, mis meid huvitas, on see, et kui meil on selline suur kultuuriline ühisosa, me räägime sarnaseid keeli, siis kas me leiame midagi niisugust, mis võiks viidata sellele, et meil on ka ühist hiljutist ajalugu, kas läbi rännete või läbi kujunemisloo üldse, sest et kultuur ikkagi on samuti inimestega seotud ja meie soovisime siis vaadata nende geneetilist poolt. Ja ma väga loodan, et teieni on jõudnud varasematest ettekannetest see teadmine, et Eestis on teatud osa niisugust geenipärandit, mis on tulnud Ida-Euraasiast. Et seal ei ole midagi vaielda, omal ajal on seda peetud nagu millegi poolest halvaks. Ma ei näe sellel mingit põhjust. Ja varem, kui need esimesed uuringud nii-öelda tehti, siis uuriti eraldi niisuguseid genoomi osi, mida võib nimetada emaliinideks ja isaliinideks. Ja huvitav oli see, et sellest nähti selget erinevust. Siin on üks töö, mis on siis selle võtnud kokku nii, et on kõik erinevad sellel kaardil näidatud uurali keeli rääkivad rahvad. Nende keelepuu on siia alla pandud suhteliselt lihtsustatud moel, aga mõte on selles, et see algab siit läänest ja läheb siis pidevalt ida poole. Ja siin nendel lihtsatel piruga diagrammidel on siis kokku võetud nii-öelda idapärased ja läänepärased variandid. Helesinine on läänepärane ja tumesinine on idapärane. Ja siin me tegelikult näeme seda, et kui me vaatame neid nii-öelda emaliine, siis need järgivad samamoodi geograafiat, nagu me nägime esimesel kaardil. See tähendab, et kui meil on tegemist näiteks vepslaste, karjalaste, soomlaste või eestlastega, siis nad on väga Lääne-Euraasia pärased. Ja mida edasi me liigume ida poole, seda enam tuleb sisse Ida-Euroasiale iseloomulikke jooni ja see kõik klapib nagu jällegi väga hästi geograafiaga. Et emaliinide osas on siis, ütleme sedasi, need tulemused vägagi oodatavad. Täna me näiteks eestlasi oleme uurinud juba väga palju rohkem, et siin on nüüd üks geenivaramu andmestik, mida analüüsisid meie kolleegid ja lihtsalt näitena toon teile, et siis Eesti aladelt on uuritud selle emaliinide osas enam kui 2000 inimest ja siia kõrvale on toodud siis soomlased, rootslased, poolakad ja lätlased ja minemata üldse detailidesse, ma arvan, te olete minuga nõus, et nende pirukate värvid ja erinevate värvide osakaalud on väga sarnased. Et see on nagu see, mida siin võiks näha olla. Seega ka võib siis öelda nii, et vähemasti Eesti näitel saame me seda väga hästi näidata, et sõltumata sellest, mis keeli me räägime, on meie emaliinid niisugused väga Euroopa pärased või Lääne-Euraasia pärased. Nüüd isaliinid, mida on selles mõttes lihtsam seletada, et need on seotud siis meeste Y-kromosoomiga, mis pärandub edasi, nii nagu vanasti pärandusid edasi perekonna nimi, isalt pojale ja ainult nii ja selles mõttes ei ole vist õige, et isalt tuleb siis tütrele ka nimi, aga see muutub jälle, kui ta abiellub, nii et ühesõnaga see selleks. Ja isaliinide puhul, mis põhinevad Y-kromosoomidel, on nüüd asi hoopis teistsugune. Kui me vaatame seda ülemist pirukate rida siin, siis me näeme, et idapäraseid variante on väga selgesti suures hulgas sees ka Lääne-Euroopas või siis ütleme Lääne-Euraasias laiemalt.
ja see siis toetab kohe seda juba kunagist ajaloolist juttu sellest, et eestlastes on päris suur hulk idapäraseid mõjutusi. Ja kui me seda täpsemalt vaatame, et kus siis see isaliinide, ütleme siis, kust nad pärit on, siis me näeme, et võt see sama tumesinine idapärane isaliin on sellel kaardil joonistatud tumesinisega. Ja kui me ta laiali harutame, siis me näeme, et tegelikult tal on palju erinevaid geograafilisi alusid, aga igal juhul on üks kindel, et kõige sügavamad nendest viivad meid kindlasti Ida-Euraasiasse. Ja siin all on näitena siis toodud nüüd see konkreetne isaliin, mis on tulnud idast ja mille nimi on haplogrupp N, tema osakaal eestlastes, soomlastes ja samas rootslastes. Ja kui meil oleks siin selline pirukas joonistatud, mis on võetud Rootsi saamidelt, siis Rootsi saamid oleksid jällegi samasugused. Et siin tundus nende esmaste uuringute puhul, et see isaliini variant võiks olla midagi niisugust, mis võiks seletada seda, miks me räägime uurali keeli, mille kohta on ju teada, et nad on tulnud meile ida poolt ja siin sellel kaardil on see tähistatud sellise laia alana uuralitest, ütleme siin ta on küll Euroopa poolel ja kohe jõuame ka selleni, et nüüd Helsingi ülikooli teadlaste ja Riho Grünthali ja kolleegide viimased uuringud lükkavad seda pigem veelgi rohkem ida poole ja Siberisse. Selle juurde jõuame kohe. Ühesõnaga meie esimesed tulemused näitasid seda, et eestlastes väga selgesti seda idapäraseid variante on ja need on eelkõige hästi näha isaliinideks. Ehk siis konkreetselt selline soospetsiifiline vaade tundus sellel olevat, mis on seotud meestega. Siin on jällegi nüüd toodud sellisele esimesele tööle lisaks tänane vaade, kus Eestist on uuritud jällegi enam kui 1000 meest. Need valimid on muidugi palju väiksemad meie naabrite osas, kellel siiamaani nii palju andmeid võtta ei ole, aga Poola ja Rootsi on siin juba väga hästi esindatud. Tegelikult seda tööd tehakse palju ka Soomes. Aga mis ei ole muutunud ka nende suurte valimite puhul on ikkagi see, et Soomes ja Eestis, aga ka Lätis ja Leedus, mis on väga põnev, sest nemad räägivad ju hoopis balti keeli, seda idapärast isaliini on palju ja see on siin näidatud sinise pirukana. Nii et see kõik klapib ka siis, kui andmekogused on väga suured ja see on jällegi tehtud siis Eesti geenivaramu andmestiku põhjal. Ja mida me veel oleme siin näinud on see, et see isaliin, mis on idapärane, on meil esineb selle 2 erinevat varianti palju nii Soomes kui ka Eesti aladel, aga te näete, et need tüüpide sagedused on natuke erinevad, see on nagu niisugune gradient, et üks tüüp lõuna poole minnes muutub väiksemaks ja teine seevastu suuremaks. Üks, mida me veel vaadata tahtsime, oli siis see, et üks asi on emaliinid ja isaliinid, mis protsentuaalselt meie geenipärandist moodustavad väga väikese osa. Tänapäeval on võimalik siis vaadata kogu genoomi, põhimõtteliselt genoom tähendab siis kogu meie geenide kupatus nii-öelda, et see on võimalik siis verest eraldada ja seda uurida kogu mahus. Mida me täna veel ei tea, on see, mida täpselt need geenid omavahelistes vastasmõjudes teevad, aga ütleme, et inimese kogu pärilikkusaine järjendamine on tänapäeval suhteliselt kiire asi, mida teha. Ja sellel skeemil siis uurisime me väga paljude erinevate soome-ugri rahvaste, kes on näidatud sinistega, ja uurali rahvaste, kes on näidatud, teised uurali rahvad, kes on näidatud oranžiga, paljude teiste Euroopa, Ida-Aasia, Volga-uurali populatsioonide kontekstis. Ja iga sellel värvilisel pildil ja miks ma seda jällegi näitan ja natuke selgitan on see, et ühes töös, millest ma teile edaspidi räägin, on seda teadmist vaja. Siin on grupeeritud erinevatesse populatsioonidesse kuuluvad inimesed ühte rühma ja iga see triip siin, selline kitsas triip, mis natuke varieerub, aga populatsiooni sees suhteliselt vähe on siis ühe inimese geneetiline profiil ja mida sarnasem on see värvigamma, siis inimestel seda sarnasemad on nad omavahel geneetiliselt. Ja need erinevad paneelid siin värvilised näitavad lihtsalt lahutusastet, et siin on meil suhteliselt väiksem lahutusaste, me kasutame ainult 2 värvi selle geneetilise profiili kujutamiseks ja edasi need värvid, siis nende resolutsioon muutub suuremaks ja seetõttu saame me ka rohkem sellesse, ütleme,
sellesse analüüsi sisse piiluda. Ja miks ma sellest räägin, on see, et nüüd kogu seda genoomi infot kokku võttes sinna isa- ja emaliinide kõrvale selgus jällegi see asi, et teatud lahutusastmel tekib üks komponent, mis siin on tähistatud roosaga ja on pandud ka maailmakaardile, mis tegelikult järgib üsna hästi seda, mida me nägime isaliinide puhul. Et on mingisugune niisugune kvantitatiivne geenivariantide jagamine, mis näitab, et meil on ühisosa mitmete Ida-Euraasia populatsioonidega ja see teisi analüüse arvesse võttes lubas meil selle kõik kokku selle analüüsi võtta nii, et me võime öelda, et tänastel uurali keele rääkijatel on täiesti kindel ühisosa, niinimetatud Siberi komponent, mida näiteks eestlased jagavad Volga-Uurali ja Siberi rahvastega ja tänased geneetilised vasted sellele komponendile on kõige sagedasemad samojeedide hulgas. Näete, et seal on selle proportsioon kõige suurem. Siinsed populatsioonid on kõik need inimesed, kes täna Euroopas või Siberis elavad. Ja seetõttu see analüüs ei räägi meile midagi sellest, et millal see komponent võiks tulla, mis meid tegelikult aitaks väga palju edasi, kuna keeleteadlastel ja arheoloogidel on ometi olemas teooriad, mis ütlevad seda, et millal me võime üldse uurali keelte hargnemisest rääkida, millal mõned harud siis siia või sinna geograafilisel kaardil jõudsid ja seetõttu ütleme, et see analüüs tollel hetkel jäi sinna, kus ta oli, jäi ootama seda aega, et oleks paremat materjali ja analüüsi, et me saaks vastata ka sellele küsimusele, et kust täpselt ja millal see komponent meile jõudis. Ja muidugi võib-olla paistab siit silma see, et selle komponendi proportsioonid on mõnevõrra erinevad. Eestis on teda suhteliselt vähe, et kui me Y-kromosoomis ehk isaliinides nägime, et 100 mehest 40 on idapärane Y-kromosoom, siis siin on nende proportsioonid sellises suures analüüsis, ehk siis kogu genoomi andmestikus on need jäljed ikkagi väiksemad, et eestlastel võib öelda, et on seda umbes 5%. Aga selgesti on ta olemas. Ja nüüd väikeseks vahekokkuvõtteks võibki siis öelda seda, et üldiselt on uurali keeli rääkivad rahvad ikkagi kõige sarnasemad oma lähinaabritega. Et kui me vaatame siit näiteks eestlasi, siis nad on väga sarnased lätlaste ja leedulastega. Ütleme, et siit mordvalased on tšuvašide ja baškiiridega sarnased ja Siberi rahvad Siberi rahvastega. Aga mida nüüd nendel teistel ei ole, on see, et suhteliselt rohkem võrreldes oma naabritega jagavad uurali rahvad siiski seda ühisosa üksteisega. See ei tähenda, et meie oleme geneetiliselt üldiselt palju sarnasemad näiteks komidega, aga tähendab seda, et meil on võrreldes rootslastega komidega midagi rohkem ühist. Et ma loodan, et see nüüd oli nagu mõistetav. Ja nagu öeldud, et isaliinides need idapärased mõjutused on kõige suuremad ja selle kõige analüüsi võib-olla selline kõige lihtsam kokkuvõte on siis see, et me võime öelda, et uurali keelte levikuga on kaasnenud neid keeli rääkivate rahvaste ränne. Millal ja kust see aga tuli, selleks on meil vaja natuke teist andmestikku, millega me tegelikult nüüd viimastel aastatel olemegi intensiivselt tegelenud. Ja siin tuleb mängu nüüd minu tänane tööpõld, milleks on arheogenoomika, mis tähendab siis seda, et täna on meil võimekus eraldada pärilikkusainet ehk DNA-d ka arheoloogilisest kontekstist, see tähendab siis inimeste säilmetest. Ja ma paari järgneva slaidiga tahaksin teile näidata seda, et niisuguseid analüüse on võimalik täna teha peaaegu olematust materjalist. Et mida siis arheogenoomikaga üldiselt uurida saab, on see, et kui meid huvitab mingi piirkonna järjepidevus, siis selge on, et tänaste inimeste põhjal ainult me seda kogu selle täiuses rekonstrueerida ei saa, sellepärast et kui mõnes piirkonnas on toimunud siis rahvastiku täielik vahetus, oletame rauaajal, hüpoteetiliselt, täielik vahetus, siis tegelikult me ju rauaajast kaugemal enam ei tea, millised need inimesed on. Me saame seda teada ainult siis, kui meil on võtta indiviidid arheoloogilisest kontekstist. Ja sellega siis arheogenoomika tegelebki populatsiooni uuringutega, järjepidevuse uuringutega, rännete ja kontaktide uuringutega. Ja lisaks on tal siis palju niisuguseid teemasid, mida me täna siin väga ei puuduta, aga mis on seotud näiteks haiguse tekitajate ja patogeenide uurimisega ja siis ka toitumistavade või koosluste rekonstrueerimisega.
Ja nüüd mõni näide sellest, et kuidas neid pildid, mida ma teile näitasin, kuidas need saadud on, et mida see tähendab, et me geene uurime. Et Eesti geenivaramu doonorid on selleks pidanud andma lihtsalt 5 milliliitrit verd. Ja lisaks siis nende terviseandmetele tegelikult populatsioonigeneetikud saavad inimestega rääkida, küsida, et kust on pärit nende esivanemad, millist keelt nad räägivad ja nii edasi, nii et see on suhteliselt lihtne. Nüüd, kui tegemist on surnud organismidega, siis niisugused jutuajamised jäävad arusaadavalt ära ja seetõttu ei kasutata tavaliselt, kui need ei ole erakordselt haruldased mingisugused säilmed, mis leitakse mingist väga vanast, ütleme siis geoloogilisest kihistusest, siis suvalisi proove nii-öelda ei analüüsita. Alati on tähtis, et nendel proovidel on olemas kindel arheoloogiline kontekst, kuuluvus mingisugusesse kultuuriruumi. Ja kõige sagedamini on inimestest alles jäänud siis hambad. Ja hambaid on põhjust uurida ka seetõttu, et näiteks katkupisikud, kui inimene sureb ja katku ta tavaliselt suri, kui ta sureb haiguse akuutses faasis, siis lisaks selle inimese DNA-le sageli on võimalik sellest materjalist kinni püüda ka näiteks katku tekitajad. Ja see, nad muidugi ei ole enam, nad on samamoodi nagu inimeste puhul, on ta lihtsalt nagu ütleme siis selline ajalookroonika moodi asi, mitte nakkuslik bakter, need on tema DNA väikesed katked, mis on säilinud, aga ütleme, et me saame uurida nii inimest kui näiteks haigusi, millest seda suri või mida ta põdes. Ja hambad on tõesti kõige tavapärasem materjal, mida siis nüüd uuritakse. Ja siin on üks näide ühest esimesest inimesest, keda uuriti Hispaanias, 7000 aasta vanune ta oli. Ja miks ma seda näitan on see, et kui täna mõelda sellele, et tollel ajal elanud inimesed olid tumedanahalised ja tumedajuukselised ja sinisilmsed, siis me võime tegelikult öelda, et nad olid suhteliselt erinevad nendest inimestest, kes elavad täna Hispaanias. Ja selle kokkuvõte on see, et alati ei ole asjad olnud niisugused, nagu nad on täna. Läbi aja on toimunud mitmesugused muutused. Ja põhimõtteliselt siis sellest algmaterjalist tegelikult me saame rekonstrueerida inimeste ja populatsioonide nii-öelda elulugusid ja kujunemislugusid. Mis saab siis, kui meil arheoloogilisi säilmeid võtta ei ole? Ja see ei ole üldse nagu erakorraline, et neid võtta ei ole. Ka Eesti aladel, kus asustus on olnud 11 000 aastat, on tegelikult vanimad säilmed 7000 aasta vanused. Siis üks projekt, millega me Tartus täna tegeleme, on see, et uuritakse materjale, mida inimesed on alles jätnud. Ja üheks niisuguseks on kasekitt. Kasekitt on põhimõtteliselt vanaaegne näts, mida tolleaegsed inimesed, kes teda tööriistade valmistamiseks kasutasid, närisid, et ta oleks pehme. Ja siis väga lihtsalt väljendudes saab sellega siis panna näiteks kirvele saba taha. Ja miks see on väga põnev on see, et me tegelikult saame konkreetselt luua sideme inimese ja tööriista vahele. Et see inimene konkreetselt selle tööriista valmistas ja seda ka kasutas. See ei ole sugugi alati nii. Mõnikord leitakse samast ajakihistust kaugelt teemalt mingid tööriistad, kaugelt teemalt mõned inimesed, aga kas nad neid ka kasutasid, pole selge. Sel puhul on see aga nagu üks-üheses seoses. Ja täna näiteks samamoodi sellest näritud vanast nätsust eraldatud DNA alusel on võimalik siis rekonstrueerida väga hästi mingi inimene, tema haigused, see, et ta oli siin konkreetselt, siin on ühest Taani töös tehtud rekonstruktsioonid, see, et ta oli väike tüdruk, sellele viitavad hambajäljed, mis olid kasekitis, mitte DNA. Aga DNA põhjal sai umbes teada siis seda, milline ta välja nägi. Ja võib-olla märkasite 13. jaanuaril ilmus üks väike uudisnupp ka Postimehes, kus näidati siis kirjutati pisut sellest projektist, millega Tartus tegeletakse, et need nätsud, mida praegu uuritakse, on siis pärit Pulli asulakohast, mis on üks vanemaid Eesti aladel. Et nende DNA uuringud praegu käivad ja siis ilmselt kuuleb nendest varsti ja põnev on see, et nad on nagu meie alade esmaasukad, et nende DNA-d uurides saaks me siis jälle seda varem näidatud geneetilist kaarti, kus olid vanad ja uued indiviidid, teha veelgi täpsemaks. Ja mis saab siis, kui meil pole üldse mitte midagi, ei ole neid inimese kasutatud materjale ega inimesest märke endid, isegi sellisel juhul ei tasu heita meelt, sellepärast et tänapäeval kasutatakse niisugust tehnikat, mille nimi on ZT-DNA. Ja selleks kasutatakse siis põhimõtteliselt geoloogilisi puursüdamikke, mis võetakse kas näiteks välismaal esimesed tööd võtsid neist koobastest, kus elasid neandertaallased, et uurida, kas selles on võimalik eraldada neandertaallaste DNA-d. Samuti näiteks järvesetetest, mis näitab seda, kuidas on muutunud loodus läbi aja, sest üks
õigesti võetud puursüdamike järvesetetest tegelikult räägib meile kogu selle piirkonna 11 000 aastast. Ja järk-järgult näiteks on näha, kuidas muutuvad liigiline mitmekesisus ja millal ilmnevad inimmõjud ja miks mitte leida sealt ka inimese enda DNA-d. Ja üks selline põnev hiljutine töö uuris setteproove Gröönimaalt. Gröönimaa on täiesti juhuslikult see näide siin praegu väga aktuaalne ka Eesti juurte seisukohalt, et ma arvan, et Grööni elanikud nüüd seoses sellega, et nende maa osas on kolonistidel jällegi uued plaanid, peavad oma juuri väga tähtsaks ja on tulnud sellepärast ka tänavatele ja võib-olla siia vahele isegi täiesti sellise ootamatu märkena. Mina leian, et Eesti juurte tundmine meie kontekstis on väga oluline selleks, et meil oleks ka tahe oma riiki kaitsta või kaitsetahe nii-öelda, küllap ka Gröönimaal on nii. Aga kui tagasi tulla selle töö juurde, siis siin on need proovid erakordselt vanad, 2,4 miljoni aasta vanused ja seda seetõttu, et tollest ajast on nad hästi säilinud DNA nendest tänu sellele, et seal on nad olnud läbi külmunud. Ja täna on Gröönimaa niisugune, aga kunagi oli ta nende setteproovide alusel tehtud analüüside põhjal niisugune, et täiesti teistmoodi lopsaka taimestiku vulkanisti suurulukitega ja jällegi on mõte see, et niisuguste tööde põhjal on võimalik rekonstrueerida siis kunagisi sündmusi, mille kohta muidu ei oleks nagu aimugi või et ei oskaks oodatagi, et võivad olla toimunud niisugused muutused. Ja siin on siis üks näide ka meie enda tööst, kus me koos geoloogidega läksime ja võtsime Otepää kandist Väike-Juusa järvest möödunud kevadel setteproovid, et siis proovida uurida inimtegevuse mõju selle järve näitel. Ja siin on see, kui nad on jõudnud siis Tartu Ülikooli puhaslaborisse, kus nendest võetakse siis juba täpsemalt proove. Ja siin on siis geoloogid töötavad koos geneetikutega, tegelikult ka paleoökoloogidega, et tehakse siia kõrvale igasugu analüüse. Nii. Ja kui me nüüd selle kõige juurest jõuame tagasi nende võimaluste juurest, kuidas neid ajaloolisi sündmusi uurida saab, näiteks siis Eesti ajaloo juurde, siis siin on üks niisugune ajatelg, mis näitab neid põhilisi kultuurilisi muutusi Eestis alates esmaasukatest kuni tänaseni. On näidatud siin umbes see aeg, kui kammkeraamika ja nõõrkeraamika üleminekul toimus ka üleminek küttimiselt koriluselt põlluharimisele ja niimoodi kiht-kihilt oleme me siis üritanud katta nende erinevate tollel hetkel elanud inimeste geeniprofiilide analüüsi ja tegelikult jõudnud niisugusele järeldusele, mis on siin suhteliselt keerulise joonisega, aga vaatame hoopis seda alumist siin, et ma usun, et peaaegu igaüks meist päris hästi klapiks selle geneetilise profiiliga, mis näitab umbes niisuguseid osakaale erinevatest eellaspopulatsioonidest, mis tegelikult tähendab seda, et iga kiht, see on see kõige varasem kiht, siis on meile tulnud stepirahvad ja põlluharijad sellise kombinatsiooniga koos natuke hiljem ja veel pisut hiljem Siberi komponent. See näitab seda, et me kõik oleme mosaiigid kunagistest rännetest. Et ei ole nii, et keegi on elanud nendel selles paigas 10 000 aastaid ja meie oleme täna nendega samasugused. Me oleme kõik osa sellest keerulisest ütleme siis rahvastikuprotsessidest, mis on tegelikult leidnud aset üle kogu maailma või kitsamalt Euraasia või veel kitsamalt Euroopa. Ja Eesti aladel võib siis umbes öelda, et kõige esimesed Eesti aladel elanud inimesed tõenäoliselt kuulusid siis sellesse sinisesse rühma. Need, kes hakkasid põldu harima, Eestis jällegi elanud inimesed nägid geneetiliselt välja hoopis niisugused, see tähendab tulid uued rahvad, tõid oma geene ja segunesid küttidega. Edasi pronksiaegsed elanikud olid jälle pisut teistsugused ja niimoodi järk-järgult muutusid nad aina sarnasemaks sellel kaardil siis meie tänaste eestlastega. Et see on nagu niisugune mosaiik, millest peaaegu alati iga uue kultuuri tulekuga on tulnud meie aladele uusi inimesi, seda see tähendab. Ja nüüd, kui me läheme tagasi selle küsimuse juurde, et millal meile tuli siis Siberi mõju, siis see on üks põnevamaid töid, mida me teinud oleme, sest see võrdleb siis pronksi ja rauaaja rahvastikku Eesti aladel ja kahest erinevast tüüpi kalmest need proovid olid võetud. Ühed olid siis pronksiaegsed kivikirstkalmed, keda tõenäoliselt teate Jõelähtme kandist, need on väga ilusti rekonstrueeritud ja seal on tore muuseum.
ja teised on siis rauaaegsed tarandkalmed, mis arheoloogiliselt juba on üksteisest väga erinevad ja meie kolleegid, arheoloogid ütlesid neile, et kui te tahate näha seda Siberi mõju tulekut, siis te peate omavahel võrdlema neid kahte ajakihti, pronksiaega ja rauaaega, sest siis toimunud arheoloogilised muutused viitavad sellele, et meie aladele võivad tulla mõjutused ida poolt, puhtalt siis arheoloogia põhjal. Ja seda ütlesid tegelikult meile ka meie kolleegid keeleteadlased, et enne seda nagu eriti palju ei olnud põhjust Eesti aladel rääkida Läänemere-Soome keelte tulekust. Natuke piirab meid siin see, et ega neid indiviide, keda uurida, ei ole väga palju võtta, aga seda üllatavam oli see, et põhimõtteliselt selle kõik võib kokku võtta nii, et pronksiaegsete kivikirstkalmete inimestes Siberi mõju ei olnud, aga rauaaegsetest tarandkalmetest te näete seda sama 5% Siberi mõju, mis on tegelikult ka iseloomustab ka tänaseid eestlasi. Et selline minu arust väga elegantne näide sellest, kuidas hüpotees, mis on saanud tiivad arheoloogiast ja keeleteadusest, leiab kinnitust geneetilise analüüsiga. Et see on nagu väga konkreetne tõestus selle kohta, et jah, nende arheoloogiliste ja keeleliste muutustega kaasnes ka uute inimeste tulek ida poolt, kes jätsid meisse siis 5% kogu genoomi ja 40% Y-kromosoomidesse. Ja kuna need indiviidid on dateeritud radiosüsiniku meetoditega, siis me saame öelda ka selle aja, millal me kindlasti juba seda Siberi mõju näeme ja see aeg on 2500 aastat tagasi. Nii et põhimõtteliselt, kui keegi küsib, et mis ajast alates Eesti aladel on elanud nagu Läänemere soomlased või eestlased, siis arheoloogia, keeleteaduse ja geenide, ütleme siis selle ühise analüüsi või sünteesi tulemusena võib öelda, et siin on elatud umbes 2500 kuni 3000 aastat. On elatud nii, et ka kultuur on suhteliselt sarnane sellele, mis meil on täna. Natuke on nad erinevad ka oma väljanägemise poolest, et need pronksiaegsed inimesed, ütleme nii, et olid pisut tumedamad kui tänased, mis ei tähenda sugugi seda, et nad oleksid päris tumedad olnud, aga lihtsalt see oli näha ka siis, et niisugused nende uute geenide tulekuga muutus midagi ka sellistes välistes tunnustes pisut. Seda ei tasu üle interpreteerida, aga ütleme, et teatud neid tunnused on palju rohkem kui lihtsalt nahavärv või juuste või silmade värv, et on näha, et sellega koos midagi tuli. Ja selle kohta võibki siis öelda, et selle nii-öelda Läänemere-Soome tulemise osas klapivad arheoloogia, geneetika ja keeleandmed nagu ülihästi Läänemere-Soome tuleku osas, mis jääb siis umbes ütleme 2500-3000 aasta taha, mis ei tähenda, et siis jälle kuskilt tulid mingid inimesed ja vanadest ei jäänud mingit märki, vaid ühesõnaga nad sulandusid varasematesse, aga tõid kaasa oma kultuuri ja keele. Ja see on omaette juba äärmiselt põnev, et see hulk inimesi, kes tol hetkel tuli, et nende ütleme, kultuur oli sedavõrd mõjus, et selle tagajärgedega tegeleme me täna, ehk siis räägime soome, ugri või eesti keelt. Nii, ja jällegi üks väike vahekokkuvõte siin on see, et me võime öelda seda, et kui me tahame rääkida sellest, et millised on eestlased, siis võime öelda, et meie geenid peegeldavad eri aegadel meie aladele tulnud rahvastikulainete mõjutusi. See tähendab, me oleme mosaiiksed nii-öelda, meil on igasugustest kihtidest seda pärandit. Erinevalt paljudest teistest eurooplastest on meil umbes 5% geenipärandit, mis viitab idast tulnud mõjutustele ja meeste Y-kromosoomides on seda mõju palju rohkem, aga seda võib-olla siis veel ka, et mitte asjatundjale, et Y-kromosoome on igal inimesel ikkagi üks ja kellel on ta idapärane, sellel on ta idapärane, et 40% iseloomustab populatsiooni, et kindlasti siin meie hulgas, kui me oleme nagu ütleme, tavaline keskmine Eesti väikene hulk grupp tavalisest populatsioonist, siis on siingi päris mitmetel meist seda idapärast Y-kromosoomi. Ja need idamõjud, mis tõid siis kaasa ka Läänemere-Soome keeli, jõudsid Eesti aladele hiljemalt rauaajal 2500 aastat tagasi. Nii, ja nüüd ühed sellised hiljutised tööd, mis võtavad väga hästi kokku ka selle, et kui me nüüd täna teame, et jah, me jagame oma keelesugulustega teatud osa geene. Jah, me teame, et see jõudis Eesti aladele läbi inimeste rännete ja jah, me teame, et see jõudis siia umbes 2500 aastat tagasi, siis meil tekib küsimus, et äkki me saaks teada siis, et kust ta tuli.
ja sellega on nüüd nii, et ainult Eesti materjalide puhul muidugi selle kohta midagi öelda ei saa. Aga möödunud suvel ilmus üks selline, ütleme isegi mastaapne töö, kus analüüsiti väga erinevatesse kultuurilistesse kihtidesse ja ajakihtidesse jäävaid proove üle kogu Euraasia. Ja see siis tegelikult ütleme, et paari järgneva slaidi põhjal saan ma teile öelda ka, et kust täpselt see idamõju meie aladele jõudis. Nüüd sellel kaardil siin on siis, see on jällegi Riho Grünthali ja kolleegide avaldatud artiklist toodud kaart, kus on näidatud siis nende erinevate uurali keelte rääkijate nii-öelda tuumikalad ja üldiselt siis arvatakse seda, et just selle Grünthali tööde põhjal hetkel, et võib-olla oleks põhjust seda nii-öelda uurali algkodu lükata üsna sinna Siberi poole ja tema artiklis on siis öeldud, et ka Minussinski bassein oli see, mida ta pidas siis nagu kõige tõenäolisemaks selle jaoks ja kui me mõtleme kaardi peal, siis jääb ta kusagile Novosibirski lähedale. See võiks siis olla enam-vähem see piirkond, mis seletaks väga hästi nende tänaste, ütleme siis, uurali keeleharude jaotumist ja selleks see, mis ütleme siis loogika seal taga on seotud väga paljude erinevate kultuuridega, millest mõne osas osatakse arvata, mis keeli need inimesed rääkisid. Ja üks kultuur, mis on siis juba ammu enne seda, kui uurali keeled nii-öelda tekkisid või kattub sellega osaliselt, on Polossovo kultuur, mida omistatakse ja küttidele ja korilastele ja mis tõenäoliselt oli palju ühiskonnaline ja palju keelne ja isegi see, kui sellel ajal nende levikuala või selle kultuurikandjate levikuala kattus soome-ugri omadega, siis tegelikult meil ei ole põhjust arvata, et see kultuur võiks uurali keeltega seotud olla. Nüüd 5000 aasta tagusest kultuuridest Aukhaua kultuur ehk siis vene keeles Jamnaja kultuur, nagu ta kirjanduses levinud on see, mis on seotud minu poolt eelnevalt mainitud stepimigratsioonidega ja selle puhul siis teadlased erinevatelt erialadelt on üsnagi ühte meelt, et see Aukhaua kultuur oli Indo-Euroopa keelte levitaja, mitte võib-olla päris sellisel kujul, nagu nad täna on, aga nende mõnede eellaskeelte levitaja. Ja edasi siis on veel Fatjanovo kultuur, mida me oleme uurinud oma töögrupiga ka vana DNA vaates koos 2 teise kultuuriga, mida peetakse siis üsna selgesti balti keelt rääkinuteks, aga mõne sõnaga nendest edasi. Ja miks seda Siberisse siis lükatakse, seda algkodu on see, et juhul kui see oleks olnud siin kusagil lääne pool uuraleid, siis peaks keeleteadus märkama Indo-Euroopa ja uurali nii-öelda algkeeltes palju suuremat sõnade või mille iganes grammatika jagamist, grammatika nüüd vaevalt, aga seda ei nähta, ühesõnaga seda vastasmõju ei nähta ja seetõttu see räägibki siis nagu selle Lääne-Siberi kasuks, et kui nad oleksid ruumis nende kultuuridega olnud kõrvuti see algkodu, siis tõenäoliselt oleksid need jäljed keeltesse siiski palju tugevama jälje jätnud. Ja siin on siis lihtsalt veel kordusena see, et need Fatjanovo kultuure, mis on siin, ütleme siis Ida-Euroopa lauskmaal meile küllaltki lähedal, see on üks niisugune kultuur, mis on väga sarnane meie põlluharijatega geneetiliselt ja alguses üks küsimus vana DNA uuringutes oligi, et kas need esimesed küttide korilaste kultuurid selles piirkonnas ja hilisem Fatjanov kultuur, mida seostatakse siis metsavööndi esimeste põlluharijatega, et kas seal oli nüüd nii, et need kohalikud kütid õppisid seal metsavööndis lihtsalt põlluharimise ära, aga geneetika analüüs jällegi näitab seda, et nad on väga erinevad ja siin ongi üks töö selle kohta, kus on siis, siin all on ajatelg ja need põhimõtteliselt on küttide korilaste kultuurid erinevast ajalisest sügavusest, nende proovid on samade värvidega siin näidatud ja siis Fatjanovo kultuur ehk siis metsavööndi esimesed põlluharijad, kes on näidatud pruuniga, nende proovid on siit Moskva ümber. Tegelikult geneetilisel kaardil on näha, et nad on väga erinevad. Siia kuuluvad need esimesed nii-öelda kütid ja nendest eraldi siia stepirahvaste peale jäävad need Fatjanovo kultuurikandjad, et on ühesõnaga lihtne kokkuvõte sellest on jällegi see, et seda järjepidevust seal ei nähta, et tulid uued inimesed, kes tõid ka metsavööndisse põlluharimise. Ja nemad olid siis balti keelte rääkijad.
Ja nüüd siis läheb asi selles mõttes huvitavaks, et räägime pisut sellest tööst, mis näitab meile, et kust siis ütleme Eesti aladele või ka mujale soome-ugri aladele see lillakas või roosakas komponent tulnud on. Ja selleks muidugi pidi kogunema põhimõtteliselt tohutult palju andmeid, enne kui niisuguseid küsimusi üldse küsima sai hakata. Ja siis ütleme, et need viimased võtmetähtsusega proovid analüüsiti ühe töö käigus, mida teile kohe näitan. Aga enne veel, et mis neid inimesi liikuma paneb tegelikult, kui tulla jälle tagasi selle erialade ülese vaate juurde, on see, et on teada, et umbes 4200 aasta eest, seda kutsutaksegi siis 4,2K kliimasündmus, leidsid aset väga sellised märkimisväärsed klimaatilised muutused, millel oli globaalne mõju. Näiteks Lähis-Idas tähendas see äärmiselt kuiva perioodi. Põhja-Euroopas ei ole ta mitte niivõrd seostatav kuivaga, vaid hoopis suuremate sademetega ja merevee taseme muutustega ja metsakoosluste muutustega. Ja võite muidugi isegi uskuda seda, et niisugused suured muutused kliima drastilisel muutumisel omavad siis suurt mõju ka sellele, kuidas inimesed hakkama saavad. Ja väga sageli on nad põhjuseks, miks ka mingisugused ränded toimuma hakkavad. Ja sellesse samasse ajaperioodi jääb ka üks niisugune pronksiaegne kultuurifenomen, mis ei ole mitte üks kindel kultuur, vaid pigem selline üle-euraasialine tehnoloogia võrgustik, mille raames toodeti metalli, metallurgia keskused nii-öelda hargnesid mööda seda võrgustikku ja selle tulemusena valmistati näiteks relvi, ehteid ja mitmesuguseid muid selliseid artefakte, mis levisid pikki seda üle-euraasialist võrgustikku näiteks Soomest Kaug-Idani. Et seal oli tohutult suur mõju ja omaette langes ta siis kokku selle kliima, ütleme, teisenemisega. Ja nüüd seda metallurgia võrgustikku nimetatakse seimaturbina fenomeniks ja seda peetakse täna siis selleks, ütleme, mehhanismiks, kuidas seda idast tulnud komponenti levitati. Ja nüüd jõuame edasi siis ka selle töö juurde, mida tahtsin teile tutvustada, mis põhimõtteliselt võtab kokku nüüd kõik meie otsingud sellest, et kust see idakomponent ka Eesti aladele jõudnud on. Ja siin uuriti ligi 200 ütleme siis uut geeniproovi, mis pärines inimestelt väga erinevast ajalisest sügavusest. Ja sellel kaardil on kokku võetud siis enam kui 10 000 aasta vanused indiviidid, kes on pärit siit Siberist. Neid nimetatakse iidseteks paleosiberlasteks ja selles töös analüüsitud proovid siis, need nii vanad pärinesid kõik siit Siberist. Siin on nende kohad näidatud siis geograafilisel kaardil. Siis vahemikust 6000 kuni 10 000 aastat on meil juba siis laiemalt neid proove kogu selle, ütleme siis selle Põhja-Euraasia katvusega on nad nii öelda. Ja ka hilisemast perioodist 4000 kuni 5500 aastat tagasi, et te näete, et neid punkte sellel kaardil on tõesti väga palju. Ja kõige selle tulemusena on siis leitud, et mitmesugused iidsemad vastasmõjud viisid ühe niisuguse, ütleme siis populatsiooni kujunemisena, kelle proovid on leitud kiviaja lõpu ja pronksiaja alguse Jakuutiast. Ja kui nüüd tehti ja nendelt inimestelt siis, need inimesed elasid umbes 4500 kuni 3200 aastat tagasi. Ja nüüd nende geeniprofiile uurides leiti, et see, mida me täna eestlastes nii-öelda näeme selle punase komponendina, mida meil on 5% jagu, siis see klapib tohutult hästi nendega, mis on leitud 5000 aasta vanustelt nii-öelda, kutsume neid jakuutideks, aga tegelikult nad seda ei olnud. Et ühesõnaga see komponent, mis on jõudnud läbi seimaturbino võrgustiku meieni siia Läänemere, alustas oma teed umbes 5000 aastat tagasi nii kaugelt, nagu seda on Jakuutia. Ja selline, ütleme, et see teadmine, mille me saame kokku võtta ühe lausega, selle taga on väga palju tööd. Üks töö on siis see, et uuriti neid, ütleme siis inimeste geeniandmeid, kes kunagi elasid ja kes täna elavad. Aga muidugi see, et miks nad rändama läksid ja mis oli see mehhanism, et nad siia jõudsid. See on nüüd see, mille me saame nagu sellesse ühte lausesse kokku võtta ainult siis, kui meil on erinevate erialade vaated sinna pandud. Et
et ma isegi julgeks öelda seda, et nagu kõige suurem asi, mida siit üldse uurida oli, on meil tänaseks nagu selge, et me teame, milline on eestlaste vaates näiteks, et me teame, millised on need komponendid, mida meil eestlase kokkupanemiseks vaja on või teiste soome-ugri rahvaste. Me teame, millal jõudis koos keeltega meile idakomponent, me teame isegi seda, kust ta tuli ja me teame seda, et on olemas konkreetne pronksiaegne selline kultuuriline fenomen, mille raames inimesed liikusid, vahetasid kaupa ja jõudsid siis lõpuks muu hulgas ka Läänemere aladele. Minu arust see on täiesti nagu suurepärane, et seda ei oleks võinud võib-olla 5 aasta eestki üldse arvata, et seda sellise täpsusega teada saab. Ja loomulikult on igasuguseid kohapealseid nüansse, mida saab uurida palju, aga nüüd on nagu nende, ütleme siis nende geneetilise pärandi ja selle, kust nad tulid, selle kohta on see info ikkagi üllatavalt selge. Ja siin on lihtsalt siis üks analüüs, mis on sarnane sellele vaibale, mida ma teile enne näitasin, kus on siis näidatud, et need vasted selle Jakuutia komponendil on täpselt see sama. Ütleme, et siin on see oranžiga näidatud, aga see sama, mida enne näitasin teile meie tänapäevaste populatsioonide põhjal tehtud analüüsis, et nendel on siis saadud selline vaste, millele saab kaardil osutada. Nii, ja võib-olla siis lõpetuseks see, et oli aeg, kui väga suured alad siis Põhja-Euraasias tegelikult olidki uurali keele rääkijate käes, siis üks meie põhjanaabrite tehtud hiljutine töö näitab seda, et kui toimus siis nii-öelda slaavlaste tulek ja kui on teada, ütleme siis ajaloos seda, et millal toimus siis üleminek uurali keele rääkimiselt vene keele rääkimisse, siis selles töös on selle kohta jällegi üks elegantne näide, kus uuriti siit Volga-Oka piirkonnast, kohast, mille nimi on Sustal, 6 erinevast arheoloogilisest leiupaigast, rauaajast pärinevaid ehk siis 3.–4. sajandist, keskajast pärinevaid ehk 10.–13. sajandist ja ajaloolisest ajast pärinevaid 14.–18. sajandist pärinevaid proove. Siin on lihtsalt ajateljel näidatud, et siis rauaaegsed on kollasega need kõige vanemad, see on lihtsalt ajatelj. Rohelised on need, mis jäävad keskaega ja tumedad siis need, mis on ajaloolisest ajast. Ja teile juba loodetavasti natuke tuttaval geneetilisel kaardil on tegelikult näha, et kui siin on meil tänapäevased eurooplased, venelased ja kes iganes, siis rauaaegsed inimesed, kes elasid nendel aladel, olid väga sarnased siis ütleme Volga-Uurali rahvastega, nii nagu me neid täna tunneme. Aga on näha, et nihe toimus keskajal, et nendest rohelistest osad on veel sellised nagu rauaaegsed, aga osad on juba väga selgesti sellised, kes rääkisid, mitte kes rääkisid vene keelt, vaid on geneetiliselt väga sarnased nüüd selgesti eurooplastele, tõenäoliselt siis venelastele. Ja tegelikult selle leiupaiga kohta on ka teada muudest allikatest, et arheoloogilised materjalid näitavad, et seal oli segaasustus, et niisugune näide täiesti selle nihkele saab panna peale nagu sõrme, et jälle üks niisugune hea näide, kuidas niisuguseid keeleteaduslikke ja ajaloolisi allikaid saab täiendada geneetika andmestikega. Ja sellega ma nüüd tegelikult peangi ilmselt ka lõpetama ja 2 viimasel slaidil näitan teile seda, et üks asi on see, et me oskame oma kultuurilugu ja selle kujunemislugu, kuidas me oleme saanud sellisteks, nagu me oleme täna, oskame jutustada teaduspõhiste narratiividega. Selles on suur väärtus, et me lihtsalt udu ei aja, kust me tulnud oleme. Ja teine asi on see, et nagu ütlesin, et paljud nendest teadmistest, kuidas populatsioonid kokku on pandud, millised on need protsessid või ütleme eellaskomponendid, mida me täna oma populatsioonist leiame, need seletavad väga palju asju ja kõige pragmaatilisem sellest on siis meie enda terviseandmed. Ja siin on üks niisugune, ma loodan, et illustratiivne näide sellest, mis on tegelikult jagatud 4. Siin on hästi vanad evolutsioonilised sündmused, siin on väga hiljutised evolutsioonilised sündmused ja siin on siis toodud erinevad bioloogilised muutused, mis on evolutsioonis toimunud ja siin all on siis igasugused halvad asjad, mida nad endaga on kaasa toonud. Ja näiteks sellel hetkel, kui evolutsioonis tekkis hulk raksus, see tähendab, et meil on rohkem kui üks rakku, sellega käis paratamatult alati kaasas see, et rakkude paljunemisel läheb midagi korrast ära, seda ei suudeta kontrolli all olla, tekib vähk. Nii lihtne põhjus.
Teine siis see näiteks, et kui immuunsüsteem hakkas arenema, siis sellega koos tegelikult sai alati võimalikuks ka autoimmuunhaiguste tekke, jälle immuunsüsteemis midagi läks nässu. Et need põhjused on tegelikult kohutavalt lihtsalt, kui me teame evolutsioonilisi tagamaid asjadel. Ja kui me nüüd teeme hästi suure hüppame siia 10 000 aasta sekka, siis võib-olla kõige lihtsam näide on see, et siin on toimunud mitmesugused muutused meie elustiilis, kas või näiteks see, et me oleme jäänud paikseks linnadesse, me ei ole enam kütid korilased, kes toidu järel peavad jooksma ja sellega käib kaasas suur hulk hädasid. Näiteks nendest kõige lihtsam on rasvumine ja diabeet. Hiljuti külastasin tööasjus Okeaaniat ja uurisin muu hulgas siis seda, et millised on suremuse põhjused selles populatsioonis ja seal oli naiste puhul kõige kõrgemal, kaugelt kõrgemal kui miski muu oli teist tüüpi diabeet, sellepärast et need rahvad ei ole harjunud elama sellises keskkonnas, kus nad elavad täna. Ja mõte on siis selles, et oma geenidega me oleme tegelikult ikkagi veel kütid korilased siin 10 000 aasta taga ja see, et me oleme muutnud oma elustiili nii järsult, muutunud väga mugavaks, toob meile väga palju probleeme. Ja see on nüüd veel kõige viimane, mida ma tahtsin näidata, et niisuguseid väga praktilisi uuringuid on tegelikult tehtud ka geenivaramu andmestikuga meie ajalugu silmas pidades. Ja siin töös on siis valitud välja 11 tunnust, 27 tunnust, millest 11 korreleerus mingi kindla eellaskomponentiga, et kui me mõtleme ennast nüüd koosnevana nendest erinevatest komponentidest, siis tuli välja, et näiteks inimesed, kellel on kõrgem kolesterooli tase, väga sageli on nendel olemas niisugused geenivariandid, mis on tulnud siis koos stepi inimestega nii-öelda. Et muidugi need geenid, ütleme, et mitte teid segadus saada, et meil kõigil on mingisugune geen olemas, aga ütleme, meie oleme selle saanud nendelt esivanematelt, kes tulid stepist. Ja mõned teised meie hulgast on selle saanud nendelt küttidelt, kes siin elasid juba ammu. Et geen on see sama, aga tema päritolu on erinev. Ja neid tunnuseid on tegelikult mitmesuguseid. Neid tuleb interpreteerida nagu teatud reservatsioonidega, aga näha on, et isegi ütleme, et sellises populatsioonis nagu meil võib näha erinevatel inimestel teatud tunnuste osas erinevate eellaskomponentide mõjusid ja nad on väga selgesti seotud meie tervisega. Et see on selline, ütleme, et üks esimesi töid, mis seda geenivaramu andmete põhjal näitas, et igasugu tunnuseid, mida siin vaadati. Ja siis lihtsalt on näidatud seda ja siin ei ole mingit seletust veel taga, et suhteliselt enam on näiteks küttkorilaste pärandid Kagu-Eestis, kui me võtame seda summaarselt ja Siberi pärandid Kirde-Eestis, et olgu selle põhjuseks siis ükskõik mis, et need on niisugused trendid, mida saab vaadata. Ja võtame selle nüüd kõik kokku. Tänapäeval ilmselt ei arva keegi, et kui me tahame oma ajalugu uurida, nii-öelda suuremat ajalugu, et meil oleks vaja siis vaadata ainult ühe eriala andmestikke. Kõige paremini sünnivad need teadmised ikkagi koostöös. DNA ei ole mitte üksnes niisugune asi, millest saab vaadata tervise asju, vaid ta on omaette ajaloo kroonika, mis on hästi palju nendele hiljutistele uuringutele juurde andnud. Siis vast see, et ränded läbi ajaloo on olnud pigem tavalised. Ja seda näeb ka meie geene uurides. Kui me tahame rääkida Eesti alade eestlastest, siis saame me kõik geneetilised komponendid pluss ka keel tõenäoliselt oli siis siin juba 2500 aastat tagasi. Ja uurali keelte rääkijaid ühendab geneetiline ühisosa, mille kohta me täna teame, et ta pärineb umbes 5000 aasta tagant Jakuutiast ja on jõudnud siia siis läbi mitmesuguste kultuuriliste muutuste ja eelkõige siis Seima-Turbina kultuurivõrgustiku tulemusena. Ja seda ka, et see kõik ei ole lihtsalt uudisimu asi, vaid tegelikult on edaspidi tõenäoliselt nagu täiesti rutiinne osa sellest, mis puudutab kas või terviseuuringuid. Ja kui te soovite siis selle kohta, mis me teeme, meil on hästi palju teemasid, täna rääkisin teile pigem geneetikast, siis Eesti Juurte Tippkeskusel on veebileht, saate sealt hoida, seda täiendame pidevalt, et kes soovib, saab sealt lugeda folkloristika kohta, kes soovib keeleteaduse kohta, kes soovib hoopis setteproovide analüüsi kohta ja nii edasi. Suur tänu teile! Aitäh! No tõesti väga huvitav ettekanne ja ma usun, et kindlasti tekkis ka küsimusi või äkki keegi tahab midagi kommenteerida. Jah, palun. Jah, et mul see küsimus on nagu selles, et ma olen selle temaatikaga päris palju amatööri tasandil nagu nii-öelda kokku puutunud
ja noh, nii-öelda see suur töö, mis proovib siis keeli, arheoloogiat ja geneetikat, sellega ma olen läbi töötanud, aga minu jaoks see on natuke nagu ebaloogiline, et nagu te näitasite, siis üldine DNA komponent siis on umbes 5%. Isasliine on tulnud umbes siis 30-40% siin kandis ja emasliine põhimõtteliselt eestlaste sealt praktiliselt ei leidu, et see on 0, midagi. Et seega siis nagu selles mõttes, et see on väga, ma nimetaks asümmeetriline niisugune mingi juhtum, mida nagu selles mõttes, mina suudaks seletada ainult selliselt, et kui me kujutleme ette, et 2 rahvast ühinevad, siis peaks olema mehi ja naisi ju võrdselt. Ja kui me eeldame, enam-vähem, aga see, et nagu naisi üldse ei ole, see tundub väga kummaline. Ja kui nagu arvestada nagu matemaatiliselt nagu 40% mehi ja ainult 5% geneetilise komponenti, siis nii-öelda kuidagi nagu selles mõttes, et see nii-öelda tundub minule, et siis peaks olema nagu see, et see populatsioon, millega seguneti, et seal pidi olema mehi väga palju vähem. Ehk siis mehed pidid olema sisuliselt välja surnud peaaegu mingi suures osas. A la suur sõda või midagi sellist. Või kuidas see nagu... Tegelikult nende isaliinide, ütleme, et nad ei ole päris täpselt võrreldavad selle 5%-ga, sellepärast, et nende pärandumise mood on hoopis teistsugune. See Y-kromosoomide ja ütleme, et ma ei maininudki, et need on mitokondrid, need emaliinid, võib-olla on lihtsam rääkida isa ja emaliinidest. Nende pärandumise mood on täiesti erinev, siis see nagu ei ole probleem, sellest võib rääkida, aga võib-olla see siinset auditooriumini väga ei huvita, et mis need nüansid seal täpselt on, et miks on võimalik see, et mingisugune isaliin korraga saab hirmus domineerivaks, et selle kohta on mitmeid näiteid ja peale kõige muu ei pea üldse olema ühepalju, et loomariigis enamjaolt on nii ja puhtalt inimese bioloogia on selline, et kui ma oleksin ka maailma kõige vingem matriarh ja mul on kõik lapsed, keda ma suudan toota, sünnivad, et siis ma iial ei suuda võistelda puhtalt bioloogiliselt mõne väga patriarhaalse mehega. Ma võin olla lihtsalt selle järglaste arvu ja selle suhtes, et selle mõjud on tohutult erinevad ja ajaloos on näidatud. Aga ma mõtlen, et isalt ja emalt ju pärineb nagu nii-öelda võrdne arv aga mehed liikusid. Aga ma mõtlen, et nagu võrdne arv geneetilisi kahelaid. Stiline probleem tuleb sellest ja see on üldse veel üks väga huvitav küsimus, mida tuleb uurida, on see, et me teoreetilistes arvutustes võiksime eeldada seda, et see idast tulnu oli nagu üleni ida. Aga tegelikult ta tõenäoliselt ei olnud. Tegelikult ta tee peal lahjenes juba meile jõudes tõenäoliselt hoopis sellepärast ongi see 5%, et kui akuutia inimestel on seda nii palju on ju seda komponenti, nad ongi üleni siuksed, siis selle tee peal, nad ei tule ju otse rongiga, nad tulevad läbi tuhandete aastate, läbi segunemiste, et väga tõenäoliselt need tulijad siia juba olid ise ka sellised umbes 5% jagu, on ju, nad ei pidanudki seda nagu seda idakomponenti. Ja tee peal segunesid täpselt siukest inimestega nagu meil siin koha peal elasid. See ei ole ühesõnaga, see on ikkagi kuidas öelda, esiteks on siin statistika ja teiseks see lahutusaste siin on nagu selline, et need erinevused ei ole üldse nii suured. Aga ma saan aru, et sellega on nagu, mingi osa sellest oleks palju lihtsam, et kui me teaksime, et need, kes idast tulid, olid üleni nagu ida, sest siis on nende laps on nii, et ta on pool ida ja pool läänt. Ja siis me hakkame seda siin koha peal kas lahjendama sellega, et sinna vahele kargab veel mõni läänepärane või juba poolelisti segunenud idapärane. Et see ongi nagu niukene, mitte otseselt võetav. Anname siin nüüd teistele ka sõna, annan praegu Pille. Tuli niisugune anekdoot meelde folkloristikast. У шофера Иванова родились тройники. Все 3 матери чувствуют себя хорошо. Ega ei pea tõlkima. Kõik. Nii, lõppenud nimi ka. Andrus Villem, et mul on 2 küsimust. Et see slaid, kus oli peal, et eestlastel on kõige rohkem küttide korilaste osa sellest esimesest kihistusest, eks ole. Aga need kütid korilased olid, kas see jaguneb ka, palju oli Lääne-Euroopa küttekorilasi ja palju Ida-Euroopa? Jah, ja see praegu kõige põletavam küsimus selle nätsuga, mis on pullist pärit, ongi see, et see võiks olla üks vanimaid, ütleme siis inimesi
inimese materjali või geneetilist materjali, mida Eesti aladel saadud on. Ja see nüüd, milline tema on väga oluline, sellepärast, et see on tõesti näitab teie nagu sügavamaid teadmisi, kui võib-olla tavalisel kuulajal on see, et see küttide nii-öelda kogukond jagunes tegelikult kaheks. Üks oli see, kes olid läänekütid korilased, teised idakütid korilased ja huvitaval kombel on Baltikum just see ala, kus tõenäoliselt nad omavahel nii-öelda need kaks erinevat kokku said. Et Leedu aladel, ma arvan, vanimad olidki just nimelt läänekütid korilased, aga see ei pruugi üldse niimoodi olla. Et vaatame, mida see näts meile näitab nende inimest, sest et see on tõesti Pulli asulast ja üle 10 000 aasta vana. Ehk siis see materjal, mida inimesed tööriistade tegemiseks kasutasid, kust me oleme DNA-d saanud. Aga see on siis midagi niisugust, mis vaatame, kas ta kirjutab ümber või toetab midagi, mida arvati. Et selles mõttes on need tulemused hästi huvitavad, et kindlasti kuulete nendest peagi. Ja teine küsimus on see, mis mind juba 5 aastat piinab, et miks lätlasi ja leedulasi ainult lingvistiliselt eraldatakse, sest nende idakomponent on suurem kui isegi eestlastel, et nad on rohkem soome-ugrilased kui meie. Need pole nüüd rohkem mitte, nad on väga sarnased meiega. Y1A kui N3 on neil rohkem. No see on jälle see Y-kromosoom, mis on ainult üks külg kõigest, et ütleme, et selles meie analüüsis oli seda ülegenoomset naisliinid on samad. Naisliinid on samad, aga selles ülegenoomses analüüsis oli neil seda vähem, aga see on jälle puhas statistika. Et see ongi väga huvitav selles mõttes, et varem mina tahtsin seda niimoodi tõlgendada, et me oleme muidu nagu ühtemoodi, aga et oletame, et me rääkisime uurali keel ja siis nemad hakkasid mingit teist keelt rääkima. Et see klapiks nagu hästi nende teooriatega, et eks ju, geenid on ühtemoodi, aga täna on vist teada see, et leedu keelt vähemasti peetakse väga vanaks, et ma kardan, et me peame ikkagi pigem mõtlema seda, et meie oleme need, kes, või siis meie esivanemad siin olid need, kes keelt vahetasid. Et jah, no ühesõnaga, meil on tegelikult praegu üks projekt, millega me tegeleme koos Vilniuse ülikooli ja Läti ülikooliga, et uurime natuke põhjalikumalt lätlasi ja leedulasi, keda tollest perioodist ei olegi uuritud, tahaks siia kõrvale panna oma tarand ja kivikirstude kõrvale, nagu nende sarnased vasted, et saaks selle kohta rohkem öelda. Aga sellega me tegelema. Läti osa oli väga väike, võrdlusmaterjal. No jah, see ei ole kahjuks alati nagu meie teha, et aga praegu natuke me vana DNA uuringud on Läti ja Leedu aladel ka raua ajal, mis on eriti põnev, et vaatame, mis siis saab. No võtame sealt veel, aga ütle paluks oma nimi ka. Nii, siin nüüd ma kuulan seda, ma olen ka ise mõtleja natukene tugeva informaatilise või ütleme siis ökoloogilise informaatilise haridusega. Ja nüüd siit tuli siis selline, algselt oli ka jutt, eks ole, et see põllu harimise levik oli tugevalt seotud geneetilise levikuga, eks ole, et rahvad levisid koos selle põllu harimisega, mis on tegelikult, kui nüüd vaadata neid suuri keelkondade levikukaarte, siis võib vabalt jagada niimoodi, et sellest viljakalt poolkuult põhja poole levisid indoeurooplased, sellelt lõuna poole siis afro-aasia rahvad, siis Induse orust ilmselt Draviidi rahvad ja siis Hiinas on siis Hiina-Tiibeti need keeled on siis sealsetest põllumajandushällidest. Ja see keelkonnad on levinud mingisuguse geniaalse põllumajandusliku idee toel. Natuke keerukamaks läheb Türgi rahvastega, eks ole, seal, kas see oli siis hobusega mingisugune kavalused neil või, mis oli nende keelte leviku. Aga nüüd tekib siin küsimus, mis oli siis soome-ugri leviku, seega massleviku geniaalne idee, et ta oli väga suure ala homogeenselt asustas. Siin jääb see täiesti vastamata see. Nüüd väikene märkus siia juurde veel. Kõik need suured levinud keeled, mis on, need sisaldavad enda alal saartena mõnede teiste vanade nii-öelda keelkondade jäänukeid. Olgu seal banturahvaste vahel, seal on üksikuid ja küll, eks ole, pygmeed on, nende keeled on kadunud, aga seal ida poole. Et seal on saartena säilunud teiste rahvaste, põllumajanduseelsete rahvaste keelkondade nii-öelda saar asualasid ja võtame Lõuna-Hiina või sealt need piirkonnad.
igal pool nende vahel. Nüüd soome-ugri alal ei ole teada ühtegi sellist saar jäänukit. kõik saarjäänud. See on selles mõttes samal tasemel, soome-ugri plahvatuse eelsest ajast. On sõnu, soo näiteks, mis ei ole soome-ugri sõna. No see on juba... Allkeelest, siin pidi ikka olema. Nii et siin tekib see küsimus, eks ole, et ikkagi, et mis oli see niivõrd jõuline idee, mis puhastas ära kõik selle nii-öelda eelnevast ja kas see sai olla 2000 või 3000 aastat tagasi, see tekib väga suured nii-öelda kõhklused, sest need jäljed, mis nendest keeltest on jäänud, need on tavaliselt ikkagi tunduvalt pikemast ajast kui paar tuhat aastat mujal maailmas ka, need jäänud keeled. Ma napin sellest jutust välja nüüd selle uurali keelte levitamise asja ja toetun tegelikult oma keeleteadlastest kolleegidele, õigemini siis Helsingi ülikooli kolleegidele. Riho Grünthal seda oma artiklist tegelikult avab, sest nagu öeldud, seal ta üritabki koos kolleegidega leida sellele nagu konteksti, et miks. Ja seal on toodud välja selline mõte, et seda seimaturbinat, mis oli siis, eks ju, see suur metallurgia kompleks ja kaubavahetuse, ütleme siis selline mehhanism, kui soovite, et sellega koos oli näidatud seda kliimasündmust nii-öelda. Ja üks seletus seal on see, et sellel ajal, kui seal nii-öelda allpool, seal kus olid need stepirahvad, et kui oli kuiv ja ebasobiv kliima, siis sellel ajal üleval nii-öelda soome-ugri rahvad said ennast paremini sisse sättida sellesse võrgustikku, kuhu hiljem tekkis seimaturbina ja nad on konkreetselt öeldud, et nemad on öelnud, et võib-olla olid need uurali või soome-ugri keeled nii-öelda kaubavahetuskeeled, et nendesse nii-öelda metallurgia postidesse olid ennast juba varem sisse sättinud metsavööndi rahvad, sealhulgas soome-ugrilased, selleks hetkeks, kui need pärast kliima paranemist sinna tagasi jõudsid, need, kes olid stepialadel ja selles mõttes sai domineerivaks kaubavahetuskeelena uurali keel, aga ma räägin teile seda, mida räägivad mulle keeleteadlased. Mul ei ole nagu seda võimekust selle üle ise otsustada. Ja mind on pommitatud, kui me kirjutasime artikli sellest raua ja pronksiaja ülemineku tööst ja sellega seoses, et need keeled on tulnud rauaajal, siis on mingi hulk inimesi, see oli üks Hispaania jurist, kes hakkas mind pommitama kirjadega ja nägi väga selget uurali keelte levikut nöörkeraamikaga. Ja siis mina rääkisin akadeemik Valter Langiga ja kõikide nende inimestega, kes on nagu ütleme tolleaegsete kultuuride, pronksiaegsete kultuuride nagu suured ja kiviaegsete kultuuride suured spetsialistid ja nad ütlesid, et arheoloogias ei ole selle nagu absoluutselt mingit tuge sellele survele toppida nöörkeraamikale külge uurali keeli. Et mis ma selle peale öelda oskan, et tõenäoliselt, kui nad niimoodi ja nad levisid niimoodi, selles ei ole nagu kahtlust, et liikusid inimesed ja samas ajaaknas ka need keeled, siis pidi sellel olema põhjus ja miks mitte ei võiks olla sobilik seletus see, et see oli kaubavahetuskeel. Kui nüüd rohkem küsimusi ei ole, teeme siis ühe suure aplausi Kristiinale, tõesti väga huvitav. Tõesti super ettekanne, ma usun, et kui te jõuate koju, siis on ainest mõtlemiseks küll.